räägime, kuidas me karavaniga Hispaanias ringi reisisime ja mis häid ja halbu asju seal juhtus. Mõtlesime, et räägime siis enne halbadest asjadest, et saaks lõpetada headega. Ja kõige esimene vist oligi kohe, et auto hakkas tohutult õli sööma. Ja see juhtus kaua enne seda, kui me üldse Hispaaniasse jõudsime. Tegelikult juba enne Eesti piiri saime aru, et mootoriga on midagi rikkis. Kuskil Pärnu kandis saime siis teada, et auto kuidagi sööb palju õli. Aga sellegi poolest me sõitsime edasi, sest et me olime natuke ikkagi... Ega meil mingit kogemust ei olnud. Mõtlesime, et jah, okei, me hakkame siis õli juurde valama. Ja me suutsime minna niimoodi, et kogu aeg ostsime õli ja siis Poolas ostsime 50 liitrit õli selle jaoks, et me jõuaks kindlasti Hispaaniasse välja. Jah, sest õli läks 1 liiter 100 kilomeetri kohta. Ja kes teab autodest midagi, siis see on väga palju. Peale seda käisime festivalil ja mõtlesime, et mida me nüüd teeme siis. Ja otsustasime, et lähme hoopis Šveitsist läbi Hispaaniasse. Kuna Šveitsis on hästi lahedad mäed ja ilusad vaated, värgid, särgid. Ja hakkasime sinna poole sõitma, jõudsime linna nimega Mets. Tundsin järsku kiirendades, et sidur enam ei pea, et hakkas hullult libisema. Enam kiirendada üle 50 ei saanudki. See tõmbas ka kriipsu kohe peale meie Šveitsi minekule. Sest nagu mägedes on ikkagi vaja jõudu ja sidurit on nagu kindlasti vaja. Et me lihtsalt ei julgenud seda teed ette võtta, et pigem läksime siis nii ruttu Hispaaniasse, kui me üldse saime. Ja see oligi kuskil 50 kilomeetrit tunnis ja ma arvan, et seal oli oma 1000 kilomeetrit ikka. Sõitsimegi siis nagu neid väikseid kõrvalteid lihtsalt, et maanteel me lihtsalt ei julgenud sõita, sest et autod ikkagi oli meil seal taga tuututasid ja ega me tegelikult ei tahtnud ka väga sõita. Aga samas nägi ilusaid vaateid ja huvitavaid kohti, jäime majade vahel kinni korra. See oli jah, väga tore. Muidu sihukest asja ei oleks juhtunud. Sihukest seiklust ei oleks olnud. Ja peale seda juhtus siis kuskil seal poole peal enne Hispaania ja metsa vahel, kus meie rehv lõhkes. Sõitsime mäest alla, pauk käis, ilgelt pirakes. Roolivõimu mu autol ei ole, pidin täiega tagasi hoidma, et me vastu aiapiiret ei sõidaks. Betoonist aiapiire oli. Ja see oli päris hirmus kogemus. Jah. Ma mäletan, kui nagu see pampimishetk oli, mis on siuke hüppehetk, et siis ma olin mingi, et nagu ma ei saanud ise aru, mis juhtus, sest mina väga autodest ei teadnud midagi. Ma mõtlesin, et äkki mootor juppis, aga siis andis, et rehv läks katki, et pidime ruttu kuskile sisse keerama. Saime õnneks kuskile nagu muruplatsikese peale, aga ta oli ikkagi selle suure tee kõrval. Ja siis vaatasime, et me olime põhimõtteliselt, see rehv oli nagu täiesti tühi. Nagu täiesti lemmis. Selles suhtes vedas, et see oli ikka lame plats ja täpselt tee kõrval. Politsei käis isegi paar korda mööda, neid väga ei huvitanud, et me seal parkisime. Siis hakkas siuke tore seiklus, et hakkasime seda rehvi alt ära võtma. Selle, mis see on siis mutrivõtmega või millega seda keeratakse, keerasime niimoodi, et see mutrivõtti läks nagu paindus ära lihtsalt. Et need pollid olid tõesti väga tugevasti kinni pandud siis Eestis mingi mehaaniku poolt on ju. Ja see ei olnud esimene ega viimane tööriist, mis me seal ära lõhkusime. Kokku sai vist 5 tööriista lõhutud. Ja ikka ei saanud seda alt ära. Lõpuks ma võtsin enda mutrivõtme ja tungraua ja lihtsalt vihaga peksin selle lahti. Kuskil 12 tundi me olime ikka seal koha peal, et ennem seda rehvi alt ära ei saanud. Me magasime seal. Ja siis hommikul me siis oli see aeg, kui me lõpuks saime ära selle rattalt. Panime varurehvi alla ja siis enne kohalt minekut me saime juba aru, et see varurehv on ka katki. Rehvi parandusvahuga üritasime päästa, mõtleme, et äkki peab vastu. Ühesõnaga, see ei töötanud. Ja me pidime mõtlema veel uuema lahenduse. Ehk siis me jätsime enda karavani sinna. Häälega läksime põhimõtteliselt siis koos enda selle rehviga, mis oli katki. Läksime lähimasse linna, mingi 7 kilti. Siis seal me otsisime nagu väga mitmest kohast, et leida enda rehvi, aga me ei leidnudki seda lõpuks. Need, kes meid peale võtsid, need viisid meid lähimasse linna ja sealt jala läksime siis 5 erinevat autorehvi punkti läbi. Kellegi sükest rehvi ei olnud muidugi. Laupäev oli, pühapäeval keegi Prantsusmaal ei tööta. Ja laupäeval on ka süke poolik päev. Me suht kiiresti pidime need kõik kohad läbi käima, et üldse oleks võimalus, et me midagi leiame. Ja siis seal viimases kohas oli lõpuks see asi, et mu isa ütles, et aga võtke siis nagu natukene nagu väiksem rehv.
et sellega saate te ikkagi sõita nagu, et vähemalt Hispaaniani välja. Ja lõpuks siis vähemalt see väiksem rehv natuke oli olemas. Pidime kõndima tagasi kõik need 7 kilomeetrit. Saime rehvi alla ja saime lõpuks liikuma peale. No ma arvan, me olime seal mingi üle 24 tunni kindlasti. Ja kuskil niimoodi. Midagi sellist. Sikke kerge peatus. Ratad sai vahetatud, saime edasi sõita Hispaania poole ja kuskil 100 kilomeetrit vist oli. Jah. Hästi vähe vahemaa igatahes. Kas see oli 100 kilomeetrit Empurria Bravast? 138. Ma mäletan seda numbrit. 138 kilomeetrit ja läks korraga meil rattalaager ja sidur enam üldse ei pidanud, et ei saanud enam sõita isegi mitte 50-ga. Alguses ma mäletan, me üldse vaatasime sükast töökoda, kus meie auto vastu võetakse, et nagu ma mäletan, et mitu inimest vist ütlesid, et neil ei mahu nii suur auto üldse sinna nagu nii kõrge. Et lõpuks leidsime, küsisime mingit hinna, et me üritasime üldse talle seletada, mis probleem on, sest prantslased nagu teadupärast ei räägi üldse inglise keelt. Ja me lihtsalt Google Translate'iga üritasime seletada, mis meil viga on. Ja lõpuks ta oli mingi, sai aru, et mingi 1000 euri. Olime vist mingi, mida? Rattalaagri vahetus ja siis midagi siduriga ka. Ja midagi siduriga, jah. Mu arust isegi summa oli suurem, kas oli 1500 või midagi sükest. Ma mäletan igatahes 1000 oli, ma mäletan kuulsin, ma mingi, meil ei ole sükest raha anda, vaata. Siis me natuke aga mõtlesime, et kuna meil oli tegelikult see lõpp-punkt, kus me tahtsime jõuda, oli 138 kilomeetri kaugusel, siis me konsulteerisime veits enda Hispaania tuttavatega, kes seal oli. Ja õnneks siis nad said meile saata buksiiri järgi, mis tuli siis Prantsusmaale ja vedas meid üle Hispaaniasse. Olime Empurria Brava linnas 2 nädalat, ootasime enda varuosi, mis tulid Eestist, sest Hispaanias on varuosad palju kallimad kui Eestist tellida ja saata need. Leidsime ka samal ajal remondimehed Figuereses, mis oli 20 kilti oli meil vaja sõita ja see oli meie kõige hirmsam sõit. See oli 20 kilomeetrit ja see oli tund aega. Me sõitsimegi 20 kilomeetrit tunnis seda. Jep. Ja iga ringtee Hispaanias ja Prantsusmaal mõlemal on iga nurk on ringteed täis. Lühikese maa peal on ja ringtee ja siuke tunne, et kohe kukub see rata sealt ära ja me jäämegi siia. Aga õnneks saime sinna töökotta koha peale. Venelased tegid töö ilusti vist, kus 2 päevaga tegid ära täitsa või? Jah, see oli esimene kord, kui me hotelli võtsime. Jaa, me ööbisime hotellis ka. Jah, siis natuke chillisime rinna peal ringi ja oli tehtud korda 500 euri eest vist või? Äkki oli 550 eurot. Aga nagu lõppkokkuvõttes ütleme nii, meie buksiir Hispaaniasse maksis 450 ja see töö maksis 550, nii et see on ikka kokku 1000. Aga me saime olla Hispaanias sükses ilusas kohas, kus me saime ka ringi nagu siis jalutada ja teha, mitte me ei olnud kuskil Prantsusmaa linna külje all, vaata. Et vähemalt see oli väärt seda minu arust ikkagi. Jah, lõpuks siis ütleme nii, et päris mitu kuud möödus igasuguste vahejuhtumiteta. Kallasime vahepeal mõli juurde, kõik oli tore. Kuni üks hetk meil tulid siis Eestist külalised, olime planeerinud sükse suurema tripi teha ja siis teisel õhtul, kui me hakkasime sõitma sinna kohta Granadasse, pimedas, kottpimedas, ma ei tea, kell oli võib-olla juba mingi, öö igatahes. Ja siis lihtsalt üks hetk auto enam ei liikunud. Ma ei saanud aru, et midagi oleks juhtunud ka. Hans lihtsalt ütleb, et nagu hakkab seisma ja vaata. Ja siis ma ei tea, kas keegi küsis, et mis värk on, siis ütlesid, et mootor oli kotis. Jah, kõik. Ma ei tea, miks kõik halvad asjad juhtuvad mäest alla sõites jällegi. Sest ma mäletan, auto lülitas välja ennast sõidu pealt. Ja ma siis rumala peaga mõtlesin, mis seal ikka, panen käigu sisse ja lasen uuesti autol tööle minna. Aga siis ta tegi hirmsat kolinat ja ma arvan, et seal mõni silinder lendas seal laiali. Igatahes see auto põhimõtteliselt, meie trip läks täiesti teistsuguseks, kui me oleme planeerinud. Me lasime bukseerida auto lähimasse linna. 90 eurot. Ja 90 eurot. Siis me olime seal linnast, natuke aega chillisime ringi, kuni me saime aru,
et me olime eelnevalt leidnud, et nad on tutvuse, siis kellel oli endal, neid samu autosid nagu meil, oli 13 tükki. Ja ta teab nendest autodest palju, siis me mõtlesime, et okei, et kirjutaks talle, et äkki ta nagu teeb selle korda meil, et kindlasti ta oskab. Ja kirjutasime talle ja ta oli nõus, et me toome enda auto siis sinna. Ehk siis me lasime pukseerida uuesti 250 eurot tema juurde siis sinna garaaži. Okei, enam mitte nii tehnilisest poolest. Oli ka seiku, mis olid siis niimoodi weird out või mis hirmutasid täiesti. Ja 2 sükest teredamat momenti tuleb kindlasti meelde. Esimene oli üldse see, kui me hakkasime siis enda siis kodukoha poole sõitma, kus me siis lõpuks olime 11 kuud. Olime kuskil rannas, kus oli tegelikult ülipalju karavane ja kõiki siukseid asju. Istusime enda vännis. Mängisime kaarte. Jah, mängisime kaarte, siis me mõtlesime, et paneks nagu lihtsalt tuled kustu, kuna meil olid siuksed väiksed jõulutulekesed, mis oli siuke cozy ja mõnus. Et paneks tuled kustu, siis me nägime järsku, üks auto tuleb keerab nagu natuke kõrvale, aga natuke ei vahet. Mingi inimene tuleb autost välja, tuleb hakkab ümber meie karavani käima ja akendest vaatas niimoodi sisse. Üks hetk oli see, kus me vaatasime tõtt selle vennaga läbi klaasi, siis, mis ei ole väga paks. Põhimõtteliselt see inimene oli minul nii lähedal ja üritas sisse vaadata. See oli suht hirmus. Ma ei tea, kas ta üritas sisse murda. Võib-olla talle meeldis meie auto. Aga see on asi, mida kindlasti tegema ei peaks teiste inimeste autodele, et nendesse sisse vaadata. No mina isiklikult arvan, et see oli ikkagi katse sisse murdmisele, sest see oli täpselt siis, kui me panime tuled kustu, siis nad järsku tulid ja hakkasid vaatama. Sest et üks hetk ma olin mingi, okei, Hans, ma panen kohe tule põlema, mingi vaatame, mis ta teeb. Ma panin tule põlema ja ta läks ülikiiresti autosse tagasi, nad sõitsid lihtsalt minema. Teine oli sarnane situatsioon, kus üks Walking Dead vend, kes oligi nagu zombi, ma arvan, et tal oli mingid narkootilised ained. Ja ta lihtsalt vaatas tõtt meie auto otsa ja ta tuli lähedamale. Õnneks meil oli väike aiapiire vahel, metallist võreaed. Ja lõpuks oli Sandral junn oli nii jahe, et ta ütles, et lähme minema lihtsalt. See oli jumala creepy, ta oli mingi 20 minutit seal. Jah, ta vaatas pikka aega vaatas. Ja mõtlesin, et äkki sõidame korra ära, et äkki ta läheb ära, sest mulle väga meeldis see koht, kus me olime, ma tahtsin sinna tagasi minna. Nii et me tegime mingi väikse tiiru, mõtlesime, et tuleme tagasi ja õnneks teda enam polnud. Ja viimane siis halb kogemus oli seotud selle tagasitulekuga, kui me pidime festivalile minema, mida me ootasime aasta aega ja see lihtsalt jäi ära. Ja ilmselt võib-olla olete juba näinud, aga kui te pole näinud, siis see oli meie tagasi koju reisisaate viimases osas. Nii et vaadake kindlasti, see oli väga huvitav. Ja nüüd räägime ka headest asjadest, ega kõik seal halb ei olnud. Näiteks reisi peal me kohtusime 2 väga toredat eestlast, kelle nimed olid Kaie ja Raul. Ja neil oli põhimõtteliselt samasugune vänn nagu meil, et meil on siis karavanikere ja neil on see tavalise bussikere. Ja kuidas me üldse nendega ühendust saime, oli see, et minu siis nagu kuskilt kaugemalt vist sugulane kirjutas, et tema õde sõidab ka praegu siis Hispaanias vänniga. Siis ma mingi, okei. Uurisin kõik kontaktid välja, et nagu ülitore oleks kokku saada. Ja lõpuks me siis olimegi kuskil Hispaania juba päris lõuna osas, kui me siis olime, et me oleme suht sarnast kohas, et saame kokku siis. Ja meil oli väga lihtne seda juttu ja teemat arutada. Me oleks nagu pikka aega juba üksteist teadnud. Ja nagu hästi lihtne oli rääkida üksteisega. Jah, nädal aega läks väga kiiresti meil mööda. Kuna Raul oli mehaanik, siis ta näitas mulle igast asju, kuidas see auto juures töötab. Mina ei teadnud tol hetkel automehaanikust mitte midagi. Ja ta aitas ka natuke meil autot parandada. Ja peale seda nädalat siis Kaie ja Rauliga me sõitsime enda hetkel siis endisesse elukohta Marbella lähedale, San Pedro linnakesse, kus siis me hakkasime, Hansul oli tegelikult juba töökoht olemas, me olime juba enne läbi rääkinud, aga mina hakkasin siis endale tööd otsima ja kes teab, see teab, aga Hispaanias on tegelikult päris keeruline igast need paberimajandused ja mida neil kõike vaja on, et see üldse tööle saaks. Aga kuidagi meil see läks nagu ülikergelt, sest me tegime Eestis siis endale
NIE numbri, mis on nagu siis välismaalase ID-kaart seal on ju. Tegime ainult selle paberi, et me saame 3 kuud seda kasutada. Aga Hispaanias olles me lõpuks ei teinki endal seda õiget NIE numbrit ära, me ainult skeemitasime. Üks hetk oli meil siis vaja hakata taotlema see Social Security number, mis on siis siuke mingi, ma ei tea, kas Eestis võib lugeda seda nagu haigekassaks kinda. Jah, midagi sellist. Oli vaja seda numbrit tegema minna ja seal meil oli vaja panna enda elukoht, nagu kus me elame. Ja me nagu sõna otseses mõttes panime enda elukohaks mingi suvalise aadressi, mingi suvalisest hotellist või Airbnb'st, mis me leidsime. Ja keegi ei olnud mitte midagi. Ja me saime need numbrid endale kätte. Kokkuvõtteks me saime ülilihtsalt tööle. Me saime ülilihtsalt kõik asjad tehtud. Ja kõik mingi läbi suurte skeemitamiste, sest tegelikult meie paberid ei olnud mitte midagi väärt. Järgmiseks saime hea tutvuse endale, kelle nimi oli Mark. Hispaanias esimeses osas nägite, kes ta oli. Ta aitas meil siis hästi palju tegeleda, mul oli pidurite parandus, siis Solari aitas meil katusele panna, tõmbas meid korra liiva seest välja autoga. Ühesõnaga, ta aitas meid nagu kogu aeg kõigega ja mis kõige tähtsam aitamise koht, kui meil läks auto katki, meil oli vaja kuskil elada, sest et see auto oli meist 70 kilomeetrit eemal, kus me töötasime. Ja siis Mark oli nagu mingi, aga tulge siis minu haagi sisse, et mul on siin nagu teine moodi koht ka. Ja me elasime 2 nädalat 3 selles ühes haagis. Et see oli nagu väga hull experience. Väga hull experience, jah. Kusjuures ma teadsin siis teda alles 1 nädala, kui me peale seda läksime juba talle haagi sisse elama. Siuke mees. Lahked inimesed seal Hispaanias. Kõige toredam oli alati ikkagi see, kui keegi meile külla tuli Eestist, sest ausalt öeldes mina poleks arvanud, et üldse nii paljud inimesed meile külla tulevad. Siuke väike koduigatsus oli ka peal. Tore oli inimesi näha. Tore oli jah, näha inimesi, rääkida eesti keelt. Üldse väga-väga tore. Aga jaa, kõige esimesena tuli meile külla Hansu õde, sest et ta oli meist kuskil 200 kilomeetrit siis vabatahtlikuks. Ja ta mõtles, et miks mitte nagu tulla korra meile ka külla. Vaadata, kuidas meil läheb. Juua sangriat. Jah. Järgmisena käisid minu sõbrad siis Henri ja Tanel, kellega juhtus siis see intsident, kus meil mootor katki läks ja lõpetasime üldse täiesti teistsuguses seikluses, kus me oleks arvanud, et me oleme. Et algne plaan oli üldse minna Granadasse, lõpuks lõpetasime Malagas, käisime, ma ei tea, härjavõitlust vaatamas, käisime igast nagu täiesti teist asja tegemas. Saatusel olid teised plaanid, ütleme nii. Jah. Järgmisena tuli siis külla Sandra pere, Sandra sünnipäeva ajal. Jah, saime tähistatud sünnipäeva, saime lõpuks üle pika aja ööbida kuskil siis hotellis, kus oli igast vetsuvõimalused, pesemisvõimalused, väga tore oli. Siis käisime Gibraltaril, sest mu väike vend tahtis hullult ahve näha, nii et me pidime minema. Neid me nägime. Jah, ja väga tore aeg oli, sest ma tegelikult väga igatsesin enda perekonda ka sellel ajal. Ja siis talveperioodi jooksul jõudsid meid külastada nii minu sõber Oskar, Hansu vend Rasmus ja minu sõbranna Gerda, kellega sai ka igal pool ringi reisitud ja kuumevallikas käidud, mis oli üks meie lemmikkohti, by the way. Ja jah, ühesõnaga me olime väga õnnelikud, et sõbrad olid nõus tulema kaugele meile külla ja elama autos, mitte hotellis. Ja lõpetuseks kindlasti peab mainima, et tore on, et saime ikkagi koju. Sest see koroona tee algas täpselt, siis kui me tulema hakkasime, me ei hakanud üldse sellepärast tulema, et koroona algas, vaid siis veel ei olnud seda üldse nagu Euroopas. Ja poole meie sõidu pealt me olime kuskil Pariisis, siis järsku oli, et koroona, kõik piirid lähevad kinni, mingi jube paanika oli. Ja me kartsimegi, et me ei saagi üldse Eestisse, sest et juba olid Poola piirid kinni, siis oli kuulujutt, et on ka juba Soome piirid kinni, et me üldse ei teadnudki, kust me läbi saame. Aga õnneks me siis Eesti välisministeeriumiga alati suhtlesime ja nemad siis nagu aitasid, et kuidas oleks kõige mõttekam minna, et me ei jääks kuskile kinni. Et jah, siuke tore ülevaade meie aastast ajast. Loodan, et teile meeldis. Ja kui teile meeldis, siis muidugi like, subscribe ja kellukese nuppu, et saada teateid meie videotest.
tšauka! tšau!